Tere! Täna räägime kahest väga tuntud operatsioonisüsteemist, Linux ja Windows. Need on süsteemid, mida inimesed kasutavad iga päev oma arvutites. Mõned inimesed kasutavad Windowsit, teised Linuxit. Mõlemal süsteemil on oma plussid ja miinused. Selles videos me võrdleme neid kahte operatsioonisüsteemi ja proovime aru saada, kumb on parem erinevates olukordades. Me räägime sellest, kuidas need süsteemid töötavad, kus neid kasutatakse ja miks inimesed valivad ühe või teise variandi. Samuti räägime turvalisusest, kiirusest, hinnast ja kasutamise lihtsusest. Lõpus teeme kokkuvõtte ja ütleme, milline süsteem sobib paremini erinevatele kasutajatele. Alustame kõige tähtsamast küsimusest, mis on operatsioonisüsteem? Operatsioonisüsteem on programm, mis juhib arvutitööd. See on kõige olulisem tarkvara arvutis. Operatsioonisüsteem aitab kasutajal suhelda arvutiga. See tähendab, et kasutaja saab avada programme, kirjutada teksti, vaadata videoid ja teha palju muid tegevusi. Operatsioonisüsteem kontrollib ka arvuti riistvara, näiteks protsessorit, mälu ja kõvaketast. Ilma operatsioonisüsteemita ei saa arvuti normaalselt töötada. Kui operatsioonisüsteemi ei ole, siis ei saa kasutaja midagi teha. Sellisel juhul on arvuti lihtsalt seade, mis ei täida oma ülesannet. Seetõttu on operatsioonisüsteem iga arvuti jaoks väga oluline. Nüüd räägime Linuxist. Linux on operatsioonisüsteem, mis on tasuta ja avatud lähtekoodiga. See tähendab, et igaüks saab seda kasutada, muuta ja jagada. See on väga suur erinevus võrreldes teiste süsteemidega. Linuxil on palju erinevaid versioone. Neid nimetatakse distributsioonideks. Näiteks on olemas Ubuntu, Debian, Fedora ja palju teisi. Iga distributsioon on natuke erinev, aga kõik põhinevad samal süsteemil. Linuxit kasutatakse sageli IT-valdkonnas. Seda kasutavad programmeerijad, süsteemiadministraatorid ja ettevõtted. Linux on eriti populaarne serverites. Selle põhjuseks on see, et Linux on väga stabiilne. Ta võib töötada väga kaua ilma katkestusteta. Mõned serverid töötavad Linuxiga mitu kuud või isegi aastaid ilma taaskäivitamiseta. See on väga oluline näiteks veebilehtede ja internetiteenuste jaoks. Lisaks on Linux turvaline. Seal on vähem viiruseid ja parem kontroll kasutaja õiguste üle. Linux annab kasutajale rohkem võimalusi süsteemi muuta ja seadistada. See on väga kasulik inimestele, kes tahavad rohkem kontrolli oma arvuti üle. Linux töötab hästi ka vanemates arvutites. See ei vaja palju ressursse ja võib töötada kiiremini kui mõned teised süsteemid. Aga Linuxil on ka miinuseid. Üks suur probleem on see, et see võib olla keeruline algajatele. Mõnikord peab kasutama käsurida, kus tuleb kirjutada käske. See ei ole alati lihtne ja võib võtta aega, et õppida. Samuti ei tööta kõik programmid Linuxis. Mõned programmid ja mängud on tehtud ainult Windowsi jaoks. Seetõttu võib mõnele kasutajale Linux olla ebamugav. Nüüd räägime Windowsist. Windows on operatsioonisüsteem, mille on loonud Microsoft. See on kõige populaarsem operatsioonisüsteem maailmas. Enamik inimesi kasutab just Windowsit. Windows on tuntud selle poolest, et seda on lihtne kasutada. Seal on graafiline kasutajaliides, kus kasutaja saab töötada hiire ja akendega. See teeb süsteemi arusaadavaks ka algajatele. Windows sobib hästi igapäevaseks kasutamiseks. Seda kasutatakse koolis, tööl ja kodus. Sellega saab kirjutada dokumente, vaadata filme, kasutada internetti ja mängida mänge. Enamik programme ja mänge on loodud just Windowsi jaoks. See on suur eelis võrreldes Linuxiga. Aga Windowsil on ka miinuseid. See vajab rohkem ressursse, seega võib töötada aeglasemalt vanemates arvutites.
Samuti on Windows rohkem viiruste sihtmärk. Kuna see on väga populaarne, siis pahavara loojad keskenduvad just sellele süsteemile. Seetõttu peab Windowsi kasutaja tihti kasutama viirusetõrjet. Veel üks probleem on uuendused. Windows teeb automaatseid uuendusi, mis võivad võtta aega ja segada kasutajat. Mõnikord juhtub see ebamugaval ajal. Nüüd võrdleme neid kahte operatsioonisüsteemi. Esimene oluline erinevus on kasutamise lihtsus. Windows on lihtsam ja sobib paremini algajatele. Linux on keerulisem, aga samas paindlikum. Teine oluline teema on kiirus ja jõudlus. Linux töötab tihti kiiremini ja kasutab vähem ressursse. Windows võib olla aeglasem, eriti kui arvuti ei ole väga võimas. Kolmas teema on turvalisus. Linux on turvalisem ja seal on vähem viiruseid. Windows on rohkem rünnakute sihtmärk. Neljas teema on hind. Linux on tasuta. Windows on tasuline ja selle kasutamiseks on vaja litsentsi. See võib olla oluline faktor mõne kasutaja jaoks. Räägime nüüd serveritest. Server on arvuti, mis töötab internetis ja pakub teenuseid teistele arvutitele. Näiteks kui avad veebilehe, saadad e-kirja või vaatad videot, kasutad serverit. Server peab olema stabiilne ja töötama kogu aeg. Enamik servereid kasutab Linux. See on sellepärast, et Linux on töökindel, turvaline ja tasuta. See võib töötada väga kaua ilma katkestusteta. Windows kasutatakse ka serverites, aga vähem. Seda kasutatakse peamiselt ettevõtetes, kus kasutatakse Microsofti tarkvara. Räägime ka populaarsusest. Windows on kõige populaarsem operatsioonisüsteem tavakasutajate seas. Linux on väga populaarne serverites ja IT-valdkonnas. See tähendab, et Windows sobib rohkem igapäevaseks kasutamiseks ja Linux rohkem tehnilisteks ülesanneteks. Teeme kokkuvõtte. Windows on lihtne, mugav ja sobib hästi igapäevaseks kasutamiseks. Linux on stabiilne, turvaline ja sobib hästi serverite ja tehniliste tööde jaoks. Mõlemal süsteemil on oma eelised ja puudused. Parim valik sõltub kasutaja vajadustest ja kogemusest. Kui kasutaja tahab lihtsat lahendust, siis on Windows parem valik. Kui kasutaja tahab rohkem kontrolli ja paremat turvalisust, siis on Linux parem valik. Kõige parem on proovida mõlemat süsteemi ja teha oma otsus. Aitäh kuulamast!